meil on osa 74. Mina ei tea, 75. Nüüd me oleme juba nii vanad, et me enam ei jõua enam vanust jälgida. Norin vaatab järgi. Hea raadio. Algus on hea. Kas tõesti on juba pitsa jõudnud kohale? Selles mõttes me sööme pitsat. Kõik on gluteeni silmadeni täis. Jah, juustu. Et me sõime siin päris head pitsat. Me ei nimeta firmat sellepärast, et me pidime selle pitsa ise ostma. Aga sellega seoses on mul tegelikult nädala avastus, et ma nüüd nimetan firmat, aga kas teie kasutate ka toidu kojutoomisteenust Wolt? Mina, kuidas ma nüüd ütlen? Ma võin rääkida loo, kuidas see käis. Ma kuulsin, et siuke asi on olemas, ma nägin nende rattureid linna peal ja kuskilt pisteti mulle pihku üks sooduskupong, 7 eurot saad alla. Ja ma mõtlesin, et aga miks mitte? Ja siis ma läksin nende veebilehele ja seal oli võimalus, et logi sisse Facebookiga. Ma vajutasin seda nuppu ja mitte midagi ei juhtunud. Ja siis mõtlesin, et ma proovin uuesti, ikka midagi ei juhtunud. Mõtlesin, ma proovin teise brauseriga, ikka midagi ei juhtunud. Siis mu abikaasa proovis ja siis nagu temal ka ei õnnestunud see. Ja siis me mõtlesime, et ma ei tea, tähendab, järelikult ei taha meid oma klientideks ja me saatsime selle kogu värgi pikalt. Aga siis läks paar kuud mööda ja mu abikaasa siiski otsustas, et ma proovin ühe korra veel ja seekord tal õnnestus. Ja pärast seda me oleme päris mitmel korral tellinud, sest et nende kojutoomistasu on, see kulleritasu on odavam kui tellitoidul. Ja, mina ka kasutan, aga mitte aktiivselt, võib-olla mingi kord 2 kuus satub seda kodutellimist või järgi minemist või ükskõik, et ta on selles mõttes hästi mugav, minu meelest kasutajasõbradik ja meeldiv keskkond, millega endale toitu valida, kui ei tea, kui jääb poodi minek ära nagu. Et eks Wolt nagu muidugi osavalt manööverdab või on heaks näiteks sellest nagu nii-öelda, kuidas hinda optimiseeritakse, nagu meil ka praegu taksojagamistenuste ja kõikide muude asjadega on, et kullerid ei ole ju Woltis mitte tööl erinevalt tellitoidust, vaid nad on nii-öelda nagu kullerteenuse partnerid või midagi ja vahepeal oli probleem sellega, et autosid ei saanud kasutada nagu selleks kullerteenuseks, sellepärast et Tervisekaitseamet kuidagi nõudis, et kui autoga veetakse toitu, siis see peab vastama mingitele spetsiifilistele tingimustele. Aga nüüd mingi viisiga on nad sellest uuesti mööda saanud, sest taas veetakse toitu ka autodega. Ma näiteks talvel tellis nendele kesklinnast burgerid koju ja siis kaardi peal näitab, et jalgrattur tuleb mööda Anne-Kanel Jäärt. Ja siis ma ootan vaatan jalgla pealt ja siis tegelikult jalgratturi asemel tuli hoopis Peugeot. Ja, Peugeot võib olla jalgrattas ka, see oli auto. Aga üks vahe olid neil ainult rattakullerid selle tõttu, et nad kuidagi sellest regulatsioonist on nüüd ümber ja mööda saanud ja kõiki makse ja kõiki asju optimeeritakse. Aga ma tahtsin rääkida hoopis sellest, et vahva on näha nii-öelda nagu psühholoogia teadust rakenduses või et kuidas seda nimetatakse ka selles valdkonnas käitumisökonoomikaks, kus siis proovitakse aru saada seda, et kuidas inimesed nagu mõtlevad ja mis emotsioonid neil tekivad ja siis see rakendada nii-öelda nagu raha teenimise teenistusse. Ja mis on nagu siuke üsna paljud ilmselt teavad seda, mõned võib-olla ei tea, on see, et inimestel on alati raske nagu leppida, et raskem on leppida sellega, kui sa nagu tajud, et sa jääd millestki ilma või et see olukord muutub nagu kuidagi justkui halvemaks. Võrreldes sellega, et sa saad mingisuguse positiivse üllatuse või justkui võidad midagi. Kuigi objektiivselt võttes on see olukord tegelikult täpselt sama. Jah, et see on see inglise keeles öeldakse selle kohta loss aversion. Just. Et see, kuidas seda nagu on üks katse, kuidas seda leitud, on see, et antakse auhinnaks, et sa läbid mingisuguse uurimuse ja siis sul antakse auhinnaks mingisugune kruus ja siis sulle hiljem pakutakse võimalust vahetada see kruus mingit parema auhinna vastu. Aga kuna see tähendaks oma olemasolevast auhinnast loobumist, siis inimesed ei tee seda, kuigi olukorras, kus neile antakse valida selle kruusi või teise auhinna vahel, siis alati valitakse umbes see teine auhinna. Et see on nagu see, et sa ei taha oma sellest olemasolevast kruusist loobuda. Jah, et neid nagu hästi erinevaid katseparadigmasid seal. Aga kuidas selle nii-öelda teadmise on oma teenistusse rakendanud Wolt ja näiteks tellitoit veel ei ole. Ma ei tea, kui keegi siin selle firma nagu tegijatest või kes on seotud kuulab seda, siis las võtavad mõne psühholoogiga ühendust. On siis see, kuidas arvutatakse või kuidas see on hästi käepärane, on see, et kuidas arvutatakse sulle
toidu koju toomise aega ja kuidas kuvatakse. Woldi puhul on hästi selgesti tegelikult näha see, et sulle kuvatakse algul nagu pessimistlik aeg. Ja nii-öelda, et see on ja siis see hakkab minema sealt, et väga tõenäoliselt, kui selle toiduprotsessi juures kõik nagu vähegi sujub, siis see hakkab muutuma järjest positiivsemaks ja lühemaks. Ja ma olen seda ise kogenud mitu korda, et öeldab 45 minutit, järsku on 35 minutit, järsku on 25 minutit. Ja see tekitab see hea tunde. Minu pitsa lendab minu sõunas. See tekitab see hea tunde. Samas kui tellitoidul on selgelt see, et ta võib-olla ütleb, et see toidu koju toomine läheb näiteks 35 minutit, aga siis kui 35 minutit on täis või kui ütleme 30 minutit on umbes täis, siis ütleb, et tegelikult läheb ikkagi 40 minutit. Ja inimesed võtavad sellist uudist nagu palju negatiivsemalt kui seda, et alguses öeldakse 45 minutit ja siis ütlevad, et läheb 40 minutit. Ja ma sain seda kogeda nüüd nagu, ma olin selle peale mitmeid kordi mõelnud, aga nüüd ma sain kogeda sellest ka nagu nii-öelda mündi teise külje, kus ma siis valisin esimest korda läbi Woldi selle, et ma läksin ise toidule järgi. Ja siis oli selgelt see, et ma kodus vaatasin seda, et tellimuse täitmise aeg umbes pool tundi. Ja näiteks 28 minutit. Ja siis, kui ma kodus askeldasin ja mul oli see, ma veel unustasin nagu rattaga tulles, unustasin pusa nagu kaasa võtta ja mõtlesin pärast, et õhtul tagasi sõita on muidu külm, et võtan pusa ka kaasa. Ja siis ma vaatasin, siis selle aja jooksul tegelikult ei muutunud see aeg väiksemaks. Ja see aeg hakkas muutuma väiksemaks alles siis, kui ma hakkasin jõudma toidu kohale lähemale. Nii et ilmselt seal algoritm ei arvuta seda mitte selle järgi ainult, ei võta arvesse ainult seda, et kui kaua reaalselt selle toidu valmimisega aega läheb, mis siis lõppes selleni, et tegelikult oli näiteks mul aeg veel pikka aega, et nagu näed, et 15 minutit veel ja jõudsin lähemale. Ja siis, kui ma olin sellest toidu kohast umbes rattaga, siis umbes ütleme kuskil 150 meetri kaugusel ja oli veel, ma veel aeg-ajalt jäin meelega seisma ja nagu vaatasin, sest mind huvitas see. Ja näitas, et oli 11 minutit veel ja siis, kui ma sõitsin paar meetrit veel edasi, siis ütles, et teie toit on valmis. Ja siis ma jõudsingi reaalselt juba mingi 2 minutiga kohale ja toit oligi valmis. Ja ilmselt on seal ka mingi selline skeem, et ma tahaks loota või et see on nagu loogiline, et seal arvestataks ka näiteks nagu selle just kui siis tellija liikumise kiirust, et võib-olla nagu kui vaadatakse, et et ta liigub sinna restorani poole nagu teatud kiirusega, et võib-olla nagu ei antagi restoranile enne käsklust või et see restoran näeb, et tal on selle toidu valmistamisega nagu ennustatavalt nii kaua aega, mis on nagu siuke hea optimiseerimine selles mõttes, aga teisest küljest ka ilmselt seal on, et Woldi puhul on näha seda, et nad kasutavad seda nii-öelda, et nad pakuvad sulle alguses alati pessimistlikuma aja ja siis sa justkui tajud, et sa saad need asjad kätte kiiremini ja sul on hea olla. Jah, aga siin muidugi teine pool on nagu see, et mida mina olen paar korda kogenud, mitte küll Woldiga ja mitte ka tellitoiduga vist, aga nagu mingite teiste ettevõtetega, mis nagu omaalgatusel toitu toovad, kus on see, eks, et sulle alguses öeldakse mingi aeg või et sa tellid mingi konkreetseks kellaajaks. Ja siis inimesed on agarad ja toovad sulle asjad varem kohale. Ja siis on nagu see, et aga miks sa tõid varem, ma tahtsin neid selleks kindlaks kellaajaks või et sa ütlesid, et läheb tund aega, ma eeldasin, et läheb tund aega, ma saan vahepeal teha midagi muud, näiteks ma käin ära poes ja toon endale mingisugust limonaadi, mida ma tahan sinna kõrvale juua, aga siis sina jõuad varem kohale, kui mind pole üldse kodus näiteks. Et selles mõttes mingis mõttes on see, et ju võiks olla nii, et kui sulle öeldakse mingi kellaaeg, et siis sa saad nagu sellele kellaajale toetuda. Et juhul, kui sa soovid mingisuguseid plaane teha, siis sa ei pea nagu jooksvalt hakkama ennast hullumoodi ümber organiseerima. Need erinevused ei ole nagu väga suured olnud. Aga jah, et mulle tundub, et Woldi puhul nagu nii-öelda proovitakse sellega kasutajat premeerida, samas kui tellitoit seda arvesse ei ole võtnud. Kas Woldil on selline süsteem ka, et kui sa mingi või see jällegi vist ei toimi nii, et kui sa kuskil teeb mingi 10 tellimust, sa saad mingi 11. saad umbes nende kulul või midagi sellist. Vahel sa saad mingeid vouchereid. Ma teen seda, et kui on naistepäev või sõbrapäev, siis üks restoran saadab mulle nagu teate telefoni, et täna meie juures koju tellimine tasuta. Ja siis on see, et ütleme, et ma ei mäleta, kuidas täpselt, mis päeval see oli, aga ükskord vist mingi sushi restorani kett pakkus, et meie juurest on tasuta tellimine. Ja mul ei ole ju nagu päeva jooksul, mul ei tulnud sushi mõtet pähegi. Siis kell saab 4, tööpäev hakkab läbi saanud, vaatan, okei, täna saab
tasuta koju tellida sushit nagu tegelikult ikkagi raha eest ja kuidagi siis ma hakkan mõtlema, et et tegelikult ma maksan selle sushi eest ikka mingi 15 eurot, onju. Noh, need on head nipid, millega nagu võib-olla sellist äkkmüüki teha. Aga ma ei kujuta ette. Eks nagu nendes valdkondades kasutatakse psühholoogiaalaseid teadmisi selleks, et inimestele paremini asju müüa. Ja mis on veel nagu, mis on mind alati minu jaoks olnud naljakas ja sellest oli ju tegelikult suur skandaal, see oli Facebooki nii-öelda see eelmine suur skandaal, oli see, kui nad tuli välja, et nad nii-öelda mõjutasid justkui inimeste emotsioone või et nad nagu nii-öelda vaatasid. Kas on võimalik mõjutada inimeste emotsioone, aga nagu mõnes mõttes, et psühholoogias on uuringute tegemine päris raske, sest sa uurid inimesi ja inimeste uurimiseks, eriti kui on tegemist nagu mingisugusest nendele valetamisega või osalt nagu nii-öelda ebaõige andmete esitamisega neile, siis neid eetikakomitee lubasid on saada päris raske. Ja kui sa paned inimesed nii-öelda labori tingimustesse ja räägid neile kogu loo ära, siis sa ei saa neid tulemusi. Aga samas firmad teevad nii-öelda AB testimist kogu aeg, selles mõttes, et väga võimalik, et ka Woldis endas või kui mitte Woldis, siis nagu sarnastes firmades üle terve maailma on proovitud seda, et me mõnedele inimestele näitame, et nagu toome neile toidu kätte, pigem näitame, et toome rutem, vaatame, kas nad tellivad rohkem, sest me näitame neile, et me toome nii kähku toitu koju ja siis paratamatult juhtub seda, et mõnikord tuleb see tegelikult aeglasemalt ja vaatame, mis on kliendi rahulolu hinnangud siis versus see, et me näitame neile aeglasemalt nagu seda koju toomist ja vaatame, mis on kliendi ja siis nagu justkui premeerime, et toit tuleb natuke kiiremini ja mis on kliendi rahulolu hinnanguid siis ja keegi nagu ei reguleeri seda kuidagi, aga kui sa tahad seda teaduslikult teha ja sellel teemal näiteks uurimuse avaldada, siis on neid lubasid päris keeruline saada. Ja. Kas teie jätate neid hinnanguid ka teenindajatele või taksosõitjatele teinekord või? Taksifaiga sõites ma mäletan ükskord ma sõitsin taksoga ja taksojuht oli nagu täiesti, kõik oli okei, mul ei olnud nagu midagi öelda, et inimene ühesõnaga tegi oma tööd ja siis umbes vahetult enne seda, kui ma jõudsin oma sihtkohta, siis taksojuht tegi üks üsna seksistliku kommentaari ühe siis liikleja juhi kohta, umbes midagi seal, naisjuhid midagi. Ja siis, kui ma taksost välja tulin, siis ma panin talle kommentaari ja ma panin talle madala arvu tärne, et seda kommentaari ei olnud vaja. Mina panin ükskord ühele juhile madala arvu tärne sellepärast, et see juht kasutas reaalselt minu taksosõidu ajal 3 nutiseadet korraga. Sõidu ajal. Tal oli oma mobiiltelefon, millele talle vahepeal helistati ja millega ta midagi tegi. Siis tal oli olnud üks tahvel, millest ta oli vaadanud filmi enne seda, kui mina tulin. Ja ta aeg-ajalt kuidagi sealt tuli talle mingi teavitus ja ta swipis selle ära. Ja siis oli tal nagu see tahvel, kus siis nagu sõiduinfo jooksis. Ja taksojuhtidega oli tihti minul ka see, et ma näen, et vanal on seal mingi iPad kinni keevitatud sinna armatuuri külge ja siis ta kuidagi seal vihkab mingid aknad lahti, ruudud ette, siis erinevad need tääbid on seal, siis ta võtab sealt mingisuguse asja, paneb sinna mingi mingi minu aadressi 3 tähte sisse, leiab selle, ja siis ta viskab selle seest minema ja vaatab mingit muud asja, kus on vist mingi liiklusummikute info ja ühesõnaga. WTF taksojuhid. Jah, et me saame selles mõttes aru sellest mõttest, et mis infot nad püüavad sealt kätte saada, aga ütleme, et tõesti ka minu sõiduaeg on juhtunud, et taksojuht võtab telefoni vastu ja ütleb, et kas või seda, et ma ei saa hetkel rääkida, aga kui sa vastu ei võtta, siis sa ei saagi hetkel rääkida, et sa nagu natukene teed selle vastuvõtmisega selle olukorra nii mõõdetult kõigi jaoks ohtlikuks ja samas nagu ei ole sellest kellegile mingit kasu, et jah, ja samamoodi ka kaugliinide bussijuhid, ma olen ikkagi näinud seda, et keegi ikka suudab seal vahepeal telefoniga midagi teha, et nii nõme kui see ka ei ole. Tartu Viljandi liinil on seda vihtunud korduvalt, et Tallinn-Tartu liinil ma ei ole näinud, poistel on alati kuskil taga. Aga jah. Nojah, rääkides nutiseadmetest, mina tegin ühe väikse eksperimendi iseendaga. Ma vaatasin väga kriitilise pilguga üle kõik need äpid, mis on mul telefoni avakuval erinevatel ekraanidel ja leidsin, et mul ei ole vaja 3 koduekraani ja nii palju äppe. Ja ma koristasin sealt need kõik ära ja mahutasin kõik oma praegused äpid ühele koduekraanile, kus mul on siis, ma vaatan korra kiirelt 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 4, 24 ikooni.
millest üks on kahekohaline kell. Nii et siis 22 ikooni on mul ja mul ainult üks koduekraan ja siiamaani selles mõttes, kuidas öelda, et töötab hästi, sest et on ainult üks äpp, mida ma nagu järjepidevalt olen kasutanud, olgugi, et ma olen selle oma koduekraanid ära kustutanud ja see on Solitaire, mida ma siis aeg-ajalt mängin, kui mul on umbes 3 minutit kuni 5 minutit vaja aega täita. Et Twitteris pole käinud juba mõnda aega ja kõik need muud äpid ka. Et ma tunnen ennast hästi. Ma arvan, et eksperiment on selles mõttes olnud edukus, et ma olen nagu suutnud kahandada niisugust mõttetut telefoni näppimist. See on huvitav, et tegelikult mina kasutan oma telefonil mingisugust, ma pakun ka mingit kuni 5 äppi üleüldse, et umbes Instagram, siis võib-olla YouTube'i äpp, Messengeri äpp ja võib-olla midagi paar tükki veel. Aga samas mul on seal neid seinu, vist on 3 või 4 tükki, mis on ikoone täis, aga ma tean täpselt, kui kõik kasuvad lihas mälu järgi, ma tõmban pöidlaga ja valin selle ja ma isegi ei vaata seda ikooni, vaata, et see on huvitav. Ja teised mind nagu selles mõttes ei sega, et aga kas sinu mõte sellega oli see, et sa kustutasid ka need eest ära, mida sa võib-olla vahepeal kasutad, et lihtsalt pärssida seda... No ühesõnaga tähendab, tegelikult see algas sellest, et ma mõtlesin, et Twitter, miks ma seal käin ja mis väärtus sellel on. Ja ma praegusel hetkel nagu siis loobusin Twitteri kasutamisest ja siis see oli nagu see esimene äpp, mille ma ära võtsin, siis ma mõtlesin, et aga tegelikult võib-olla seal on veel midagi, mida ma saan ära võtta. Ja mingis mõttes oli see siis kombinatsioon sellest, et kahandada mingite äppide kasutamist ja teiseks ka mingis mõttes vähendada nende nii-öelda klikkide arvu, mida ma pean tegema. Kui mul on ikkagi 3 koduekraani, siis mingite äppide kasutamiseks ma pean ju vahetama ekraane, et saad seda äppi üles leida. Aga kui ma ka jätsin alles ainult need, mida ma tõepoolest kõige tihedamini kasutan, siis nad on kõik nagu ühe kliki kaugusel. Et see on selles mõttes ka mingisugune nagu igapäevase telefoni kasutamise optimeerimine mingis mõttes, et ma ei pea seal edasi tagasi nühkima. Et sa siis avastasid, et sa saad hakkama vähemate äppidega? Jaa. Kas Mattias, sina ka midagi avastasid enda jaoks? Ja. 2 nädalast, sest sa ei ole meil 2 nädalat saates käinud. Jah, et kõigepealt eelmise nädala saade, et väga hea saade on. Tunnistan, et ma ei ole seda lõpuni jõudnud kuulata, küll aga olen seda jõudnud päris palju kuulata ja näen ka inimeste kommentaare ja näen inimeste reaktsioone sellele saatele, et see on toonud väga palju kõlapinda, nii-öelda. Et jah, olin tõesti eemal tervise tõttu ja tegelikult olen siiani alles ennast ravimas. Aga see selleks, et minu nädala, mis mõttes nagu ja avastus on põhimõtteliselt üks ja sama asi. Ja see on selline väga lihtne kodune asi võib-olla. Aga avastasin mina siis, et minu maja keldris, kus ma hoian oma jalgratast ja laste kelke ja mingeid asju, mida ma talvel võib-olla välja otsin. Aga jalgratast ma siis käin sinna viimas nagu peaaegu igapäevaselt, et minu maja keldris elab mingi mees. Ja selles mõttes see nagu päris kummaline, et mis mõttes nagu, et minu tüdruksõber ei julge juba tükk aega ise enda ratast keldrisse viia, sellepärast, et see on nagu imelik, sest et seal ongi nii, et iga kord, kui ma teen oma keldri ukse lahti, siis umbes see siis nii-öelda ruum või see tuba või see, kui mis siis keldris on, eks ole, püstak või ei mitte püstak, vaid nagu nii-öelda siukene see, millel on nüüd lukk ees, see väikene ruumikene seal. Keldriboks. Jah, keldriboks just täpselt, et seal sees on telekas, mis läheb kinni. Et ukse lahti, kuuled 5 sekundit umbes telekas mängib, siis läheb volüüm vaikseks. Ja siis inimene seal vaikselt ootab sees, kuni ta kuuleb, et kas sa oled ära läinud, et siis telekas tagasi mängima panna. Küll aga seal keldris lõhnab väga halvasti, et see inimene kasutab ka oma tualettruumi tegevusi seal keldris, et see on reaalselt nagu päriselt, seal on inimene sees ja on ka juhtunud niimoodi, et ma teen selle ukse lahti, siis keegi parasjagu jookseb sinna ruumi ja tõmbab ukse kinni kiirelt, et Oota, aga see on siis nagu, ta on siis nagu sinu kõrval keldriboksis või? Ta on umbes selle koridori lõpus, kus minu keldriboks asub, et minu keldriboks asub kohe täpselt ees, ma kunagi temast mööda ei lähe, aga ta on nagu umbes mingi 5 meetri kaugusel minust iga kord, et ma kuulen tema häält, et nagu ma tean, et seal on keegi ja ma arvasin alguses, et okei, et see on mingi 1-kordne, 2-kordne asi, aga nüüd on see juba nädalaid kestud ja ma saan aru, et see inimene vist olid seal, et jääda nagu... Mul on küsimusi. Mul on küsimusi. Et kas teil nagu
selles mõttes, et sina elad majas, mis on ehitatud, eks ju, nõukogude võimu ajal. Yeah. Et mina elasin ka sellises majas ja olen varasemalt elanud ja seal olid need keldriboksid sellised, et olid lihtsalt nagu, nii-öelda keldrisse olid puidust ehitatud sellised nii-öelda nagu, et kas sa ei näe sinna sisse? Ma ei näe sinna sisse, need ruumid, vähemalt kus minu boks on, see on nagu siukse metallukse taga ja betoonseina taga ja see ruum ka, kus tundub, et mingisugune vahva härrasmees oma elu veedab, et see samamoodi sellises ruumis, et seal taga koridori lõpus on need puust karbid ka. Ja. Kui mina elaks keldris, siis ma tahaks ka, et minu seintest läbi ei nähtaks. See on mõistlik, et ma valiks endale elamiseks sellise keldri, kus... Aga ma mõtlen seda, et kas ma peaks näiteks korteriühistule helistama või kirjutama, et kuulge, et kas te teate, et siin on keegi, kas see on okei, kas see on halb, kas see inimene kasutab meie ühist mingit... Mul on soovitus, et mine mõnikord vaata, et kas selle ukse lukk paistab terve. Sest et kui ukse lukk on terve, siis järelikult on inimene, kellel oli võti, et sinna sisse pääseda. Ja eeldatavasti on see ju ka mingisugune üks uks veel enne seda keldriboksi just, eks? Mis käib ka lukus. Et kui see töötab, siis järelikult on inimesel ju nagu... Ei, ta ei ole nagu... Ma sellest juba saan aru, et ta muidu oleks võib-olla tunduvalt ettevaatlikum, et ta on julgem seal, et tal on ilmselt võtmed olemas. Et ma ise kujutan ette, et see võib olla näiteks... Ütleme, et sul on joodikust isa, kellel pole enam kodu näiteks, ütleb, et kuule poeg, et nagu võta mind enda juurde, et ma tahan oma vanaduspäevad on ja veeta. Tõmba keldrisse. Aga kui tegemist ongi tegelikult joodikuga, siis võib-olla see inimene, jota sa ei saa usaldada. Just täpselt, et äkki tal on mingisugune vanemas eas mingi naisterahvas, kes ütleb, et kao minema siit ja mees istub keldris nagu. No ma ei tea, ma olen igast asja enda peas mõelnud, aga ma ei tea seda. Siinkohal ma võin rääkida ühe loo. Et ma just täna arutasime sõpradega seda, et mis on see hind, mida küsiti meilt, kui me oma viimase elukoha ossime, et nagu parkimiskoha eest. Ja see oli päris suur summa, aga siis oligi see, et see oli nagu parkimiskoht ja keldriboks koos. Ja siis kuidagi nagu viskasime seal nalja, et näed, et oleks võinud ikka osta selle, et oleks saanud selle välja üürida või midagi. Mis lihtsalt seal aknaid ei ole, aga et kui oled tööinimene, et siis nagu nii kodus eriti midagi muud ei tee, kui magada niimoodi. Ja siis seltskonnas üks inimene ütles selle peale, et jah, et kui mina käisin Soomes tööl, et siis me seal ehitasime või tegime seal ühe maja keldrit ja siis oligi niimoodi, et me ehitasime seal maja keldrit ja siis või parandasime seal midagi ja siis ühe boksi tagant oligi, et mees tuli kile tagant välja, et tal oli seal voodi ja teleks, et elaski keegi keldris. Et Soomes tuleb välja vähemalt üks mees ühes keldris elas. Aga nagu selles mõttes, et üldiselt on seal põhjus, miks jaotatakse majades ruume eluruumideks ja mitte ja vastavalt sellele antakse ehitistele kasutuslubasid, et hügieen ja tuleohutus ja kõik sellised asjad, et ma olen seal tundnud ka korduvalt nagu väga tugevat suitsuvingu, et see on nagu, aga ma tean, et seal käivad nagu seal on mingi teine ruum veel, kus ei ole olnud aktiivselt sees, aga seal on olnud mingi pidu, et seal on mingid joodikud umbes mingid vanad. Keldripidu. Ja siis teed ukse lahti ja ma kujutan ette, et mina, kes ma olen 5. korrusel 2 väikse lapsega ja kui seal peaks alt mingisugune tulekahju tekkima, et see on potentsiaalselt väga ohtlik asi tegelikult, et see on üldse naljakas on ja või seal on, ütleme, all on meie veetorud ja kõik need erinevad mõõdikud ja asjad, et jumal teab nagu. Ma arvan, et see oleks ikkagi ühistule helistama ja ütlema, et kuulge. Et kas keegi läheks kontrolliks või et kas see on kuidagi nagu teada, et see on suht jabur. See on jabur. Aga ma ei taha ise seal mingi ilge uurija asjata olla, et nagu ma tunnen ka imelikult, kui ma lähen selle venna ukse taha koputama, et kuule, sorry, kes sa oled. Sa kardad konflikti? Ma ei karda konflikti, ma lihtsalt, ma ei tea, mis ma kujutan ette, ma lihtsalt mõtlen, et ma pigem koputaks vaikselt. Ja, see on ikkagi nagu see veeretad selle... Ja et ma suunan tähelepanu sellele probleemile, et siis järgmine saade võib-olla rääkida, mis ma infot kuulsin selle kohta. Kui ma oleks see vend, siis ma oleks lingi külge sükse punase õhupalli. Sest et mingid... nagu vihje Pennywise. Itile ja Pennywise'ile, või midagi sellist. Ma tahaks lihtsalt selle sildi turatist terve rahumõises. Jah, siis aga mul oli ju silt! Mida te tulete siia Pennywise'le? Mul oli ju silt. Või äkki tegu mingisuguse sellise... Cheeto Fingersi nohikuga, kes elab ema keldris. Äkki see on kunstiprojekt, äkki see on performance. Äkki ta tahab vaadata, kui kaua inimesed välja kannatavad sellist asja. Jah, et
noh, mis just tuleohutuse peale, mina mõtlesin selle peale, et minu eelmise elukoha keldris oli tulekahju. Noh, mis algas nagu elektrijuhtmetest, aga noh, see ongi nagu sellises olukorras nagu noh, ma mõtlesin selle inimese peale, et temal nagu sealt välja pääseda kuidagi oleks väga raske või et kohad ei ole ehitatud selle arvestusega, et sealt evakueeruma peab näiteks. Ma võiks öelda, et, nagu, et meie eelmise elukoha kelder oli ehitatud sellised, seal oli nagu pommivariandina oli võimalik nagu saada maja keldrisse ja siis oli sealt võimalik käikude kaudu võimalik saada nagu noh, 10 meetrit eemal majast välja. Jah, ja tegelikult meil on ka niimoodi, et seal esimesel korrusel nii-öelda lae all siis on need väliaknad, mis lähevad maja taha esimese korruse rõdu alla nii-öelda, sellised väiksed kitsad aknad, et küllap, kui ta sealt mingi kiviga viskaks, ta saaks välja ronida, aga noh, me nüüd ühesõnaga inimene elab keldris, ilgelt kuidagi kriip ära inne keldrisse ratast viima, mul on enda selline tunne, et ma häirin teda või noh, saad aru, et iga kord, kui ma lähen ja võtmetega klõbistan, siis ma kuulen, et kuskil läheb telekas kinni, siis ma tean, et nüüd ta kuulab mind, nüüd mul on imelik, ma tahan kiirelt ära minna sealt. Vahepeal ma isegi mõelnud seda, et äkki keegi ründab mind, sest et minu keldriboksis on elektripirl läbi läinud ja kui ma lähen ratast viima, siis ma lähen nagu kott pimedasse, et ratast sinna sisse tõsta. Siis ma alati kujutan ette, et keegi veel ukse tagant selle ukse kinni, aga siis on mul vähemalt 4G telefon taskus. Ma saan helistada, et ma ei ole vaadanud, aga noh, see on nagu see, et peaks olema, et kuule, ma nüüd olen keldris, et palun tule päästa mind ära, et kriipermees pani mind luku taha. Et jah, palju mõtteid, aga peaks uurima, et sellised kodused nädala avastused on. Kord vares, nüüd mees keldris. Elu seal Annelinnas ikka on kahtlane, ma ütleks. Ja. Tundub. No võt, Annelinnas jah, just täpselt. Meil oli mingi mõte, eks? Mina tahtsin rääkida enda nädala avastusest. See on kõige üldisemalt, noh, ma loen palju igasuguseid toitumisega seonduvaid materjale ja ma sattusin sellistele kokkuvõtvatele postitustele sellest teemast, et tegelikult ei ole nagu sportlane ja taimetoitlane olla üldsegi nii raske kaldkriips kahjulik kui varasemalt arvatud. Et tegelikult, noh, mis on alati nagu see klassikaline stsenaarium on see, et just kui ühtepidi nagu rumal on küsida nagu, et noh, et mis taimetoitlased, et kust te oma valgu saate, eks ju, ja teisipidi sama rumal on see vahelised taimetoitlaste vastus, et aga vaata umbes ninasarvikuid ja gorillasid, et kas neil tundub nagu olevat loomsest valgust puudus, sest see ei tööta, see ei ole nagu nii lihtne, aga tundub, et nagu biokeemias ja füsioloogias on jõutud sinnamaale, et esiteks on nagu see valgu justkui kvaliteet või et see, et palju seal neid asendamatuid aminohappeid on nagu vähem olulisem kui varem arvatud. Ja kombineerides siis näiteks teravilju ja kaunvilju on ja võib-olla veel nagu mõnede pöörates tähelepanu mõnedele just nagu aminohappetele nagu teadlikumalt on võimalik saada nagu peaaegu sama kvaliteedilist nagu aminohappe kokteili nagu loomset toitu süües. Oota, kust need aminohapped tulevad sul praegu? Minul praegu? Ei, selle hüpoteetilise sportlasest taimetoitlase puhul. Kaunviljadest ja teraviljadest. See oleks ikkagi niimoodi, et ta valib oma taimetoidu selliselt, et need taimetoidud sisaldaksid neid samu aminohappeid, mis muidu tuleksid loomsest toidust. No lihtsustatult jah. Okay. Et, lihtsalt ma tahan ja teine asi on siis see, et varasemalt on hästi palju hirmutatud nagu et selline kõige kättesaadavam taimetoidu valgu lisand on soja ja et on hirmutatud sellega, et kui sa oled ikka meessportlane ja tarbid nagu seal soja valku, siis sulle kasvavad tissid ja mida iganes sellepärast, et see mõjutab nagu östrogeeni ainevahetust, mis tõttu ka nii-öelda need, kui on see roosades pakkides valk, mis on nii nimetatud nagu mingi naiste toidulisand või midagi sellist, see tihti peale sisaldab soja, aga nagu meeste oma mitte nii väga. Aga et tegelikult ei mõjuta soja valgu söömine siis niivõrd testosterooni ja östrogeeni nagu sellist ainevahetust. Aga mis juhtub teoreetiliselt minuga siis, kui ma esmaspäeva hommikul hakkan pealiselt soja sööma, erinevad soja kujul tooteid, mis on sojast tehtud,
ja sööda lõunaks õhtuks ja see on teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede ka, et kas mul siis nagu pühapäevaks hakkavad tissid kasvama või ei hakka? Ilmselt ei hakka. Ei hakka, jah? Ma lihtsalt oksendan ennast lolliks sellest sojast pärast. Ei, ei tea. Aga seda saab tegelikult ka maitsestada väga erinevalt ja teha erineval kujul, et varasemalt on nagu arvatud seda, et võib-olla ikkagi just, et kui tahta nagu seda valgu lisandina või selleks peamiseks valguallikaks võtta sojat, et siis see on kuidagi moodi nagu kahjulik, eriti just meestele, aga nüüd nagu tundub, et vähemalt, et need hirmud on vähemalt mingis osas olnud alusetud. Rääkides sojast, ma mäletan, ma ükskord genialistide klubis sõin pool vaagnet mingeid supistid, mida ma arvasin olevat kana. Kuni lõpuks keegi ütles mulle, et ei, see ei ole kana, et mul oli päriselt või. Et ma olin nagu täiesti veendunud, et ma söön. Kas ei tulnud ka? Ei see võib aidata segada maitseid. Aga et mina ise olen ka nagu läbinud selle, et kas see on liha või ei ole, et ühe korra nagu kanatiivasid söönud või sellist kujul. Ma sõin eelmisel suvel taimset šašlõkki, mis ma pean tunnistama, et see oli üsna, et see oli nagu pigem maitsev, aga pean siiski tunnistama, et see ei asendaks minule nagu seda nii-öelda päris loomset näiteks linnu, ta meenutas jah, nagu pigem linnuliha ja väga suur sea šašlõki fänn ei ole ma niikuinii, aga et päris nagu linnuliha see ei asenda. Ja see oli nagu natukene kuidagi, võib-olla saab seda teha teistmoodi, see oli nagu natuke liiga soolane, üle maitsestatud kuidagi, jah, selles mõttes, et see on ka olnud nagu pikalt minu nii-öelda, ma olen piisavalt tuttav selle taimetoitluse nii-öelda erinevate just moraalsete argumentidega või ka mingis mõttes praktiliste argumentidega, mis puudutavad keskkonda, siis ma olen kuidagi nagu teadlikult vältinud selle teema üle kauem ja rohkem mõtlemist lihtsalt selleks, et ma ei peaks loobuma sellest mugavust ma ei peaks loobuma sellest kogemusest või sellest harjumusest, mis mul on, et ma söön liha. Mis ma olen alati mõelnud nagu selleks, et et ma põhimõtteliselt võiksin ju nagu neid mitte lihalisi teisi asju süüa. Et tegelikult ju minu jaoks on oluline maitse ja ütleme selle asja tekstuur. Et kui on mingi toode, mis ei pärine loomalt, aga mis nagu maitseb ja tundub samamoodi nagu oleks ta loomalt pärit, siis mul ei oleks nagu vahet eeldusel, et see ei maksa liiga palju. Et selles mõttes ma olen kuidagi sükene, et kohe, kui asjad on piisavalt odavalt, lihtsasti kättesaadavad ja piisavalt sarnased, et siis ma võiks olla taimetoitlane, aga praegu ma tunnen, et mu mugavus kaalub nagu üle selle kõik muu. Minu parim liha asendaja kogemus on sellise asjaga, mille nimi on, ma ei tea, kas eesti keeles sellel nagu on üldse sõna, kvorn vist öeldakse või see kirjutatakse Q-tähega nagu kvorn, mis on tegelikult nagu vist ainurakne seel, kui ma ei eksi. See on selline nätske materjal või selline nagu... ma ei tea, milline ta nagu päriselt on, aga et kui mul kunagi Inglismaal viibides õnnestus süüa nagu selle hakkliha asendajat, siis see oli siuke, et selle kohta ma mõtlesin küll, et see on nagu, et see ei ole küll nagu hakkliha, aga et see on maitsev ja isegi, vaata hakkliha on mõnes mõttes siuke asi, et kas hakkliha asendaja kas ideaalne hakkliha asendaja peaks kopeerima ideaalselt hakkliha või ta võib olla ka nagu millegi muu moodi. Ta oli nagu veidike siuke oma moodi, aga ta oli hea, et nagu selles on küsimus. Ei, ta peaks ikkagi, küsimus ongi selles, et kui ta on hea, aga mitte hakkliha täpne koopia, siis jääb ikkagi sinu menüüsse nagu see, et ma võiks süüa seda asja, mis ei ole hakkliha. Aga kuna see ei ole täpselt samasugune nagu see asi, mis on hakkliha, siis ma tahaks mõnikord ka hakkliha süüa. No võib-olla jah. Et siis ongi nagu see, et kui on kaks identset asja, erinevusega sellest, et üks on loomse päritoluga, teine taimse päritoluga, siis on see, et okei, ma siis tarbin seda, mis on keskkonnale nagu tootmise mõttes sõbralikum ja mis on nagu, ütleme, tekitab vähem moraalset kahju, eks, ja võib-olla mis maksab vähem või mis iganeseks. Aga et kui on nagu see, et siin on nagu loomse päritoluga toit ja siin on taimse päritoluga toit, ja need on mõlemad head, aga nad on erinevad, siis on nagu see, et aga näed, siin on mingi teine maitse, millest ma jään ilma või mingi teine kogemus. Et mina ütleks, et jah, see kopeerimine on nagu vähemalt esialgu oluline. Samas su elus on ilmselt palju toite, mida sa kunagi oled söönud, aga enam sellisel määral või praktiliselt üldse ei söö. Ja kusjuures mul on endal ka kindlasti on jah, rinnapiim näiteks. Mul on endal ka üks näiteks toode, mida ma hiljuti hakkasin tarbima,
mida ma ei ole aastaid söönud ega kunagi poes huvi tundnud, et täiesti tavaline magus nänn nimega kohuke. Mulle nagu mul ei ole reaalselt, võiks öelda, et 10 aastat julgelt pole ühtegi kohukest söönud. Siis hiljuti läksin poodi, mõtlesin mingi kookose kohuke tuli müügile. Nägin kuidagi piima ostes. Ja siis ma proovisin, kuradi hea oli. Siis järgmine kord võtsin veel seda sama, võtsin 2 tükki. Ja siis võtsin teisi maitseid ka ja nüüd ma nagu ostan reaalselt endale nagu terve karbide ja mingi kaarumseid juba nagu, et asi on juba läinud nii kaugele, et aga mulle väga meeldib kohukesi süüa. Kohuk on väga hea. Ja mul on tunne, et kui väga palju kohukesi sööd, siis sul võivad ka rinnad kasvada, et nagu see ei ole võib-olla kõige parem nagu asi, mida. Muups. Jah, aga siis tuleb lihtsalt natuke kõvasti trenni teha ja siis võid kohukesi liitida ka ja mis seal ikka. Ma ei tea, kas ma seda juba korra mainisin, aga lihtsalt selle taimetoidu teemal jätkates, eriti kui me jõudsime piimatoodete juurde, et ühesõnaga me hiljuti kolisime ja meil ei ole praegu külmkappi ja siis ma olen hakanud olude sunnil tarbima siis erinevaid pähklitest ja muudest asjadest tehtud piimasid, sest et need toatemperatuuril säilivad. Et siiani ma ütleks, et mandlipiim oli väga halb, indiapähklipiim oli okei, aga sojapiim oli peaaegu identne koopia. Selles mõttes ma ei suutnud nagu maitsest eristada, et kas see nüüd on see hojapiim või on see tegelikult lehmapiim. Et ainus erinevus oli see, et üks oli 4 korda kallim. Seal tasub alati vaadata ka nende piimade puhul nagu lisatud suhkrumäära, sest mis on nagu pähklipiimadel, et need vastikud pähklid, et võib saada ka väga head pähklipiima, aga seal on enamasti lisatud korralikult suhkrut, mis on nagu, ei ole tegelikult hea. Ja, see ongi, et need mõlemad olid sellised, mis olid nagu ilma lisatud. Kaerapiima võin soovitada, et Oatly kaerapiimad on päris head. See on küll ka nagu siuke, et tal on nagu selline, kui sulle põhimõtteliselt nagu kaer meeldib või nagu see kaera maitse, et kui sa mõtled nagu sõna kaerahelga puder, see on väga hea asi. See on väga hea asi, siis sulle tõenäoliselt meeldib ka kaerapiim. Okei, ma vaatan seda järgmisena. Ma olen seda ka proovinud kunagi, ka praegu ma isegi ei mäleta hästi. Mul tuleb meelde hiljutine vestlus kolleegi, kui me käisime väljas söömas, et räägitakse, eks ole, et inimesed, kes piima tarbivad, on paistes. Et nad on, ütleme, et sul aktiivselt piima tarbid, et hommikul võib-olla mõni joob klaasist, võib-olla mõni tarbib hästi palju piimatooteid ja nii edasi, et see piim su kehas ajab sind nagu paiste. Et võib-olla Jörgen oskab seda kommenteerida. Täielik jamps. Täielik jamps, jah. Et siis samamoodi nagu me sööme, ütleme, liha, siis sealt on see erinevad hormoonid, mida me sealt liha kaudu tarbime. Samamoodi siis tuleb piima kaudu mingisugused hormoonid, et kas see on mingi... Aga sa mõtled siin neid hormoone, mis on siis tootmise käigus sellele lehmale sisse söödetud? Mitte seda, et piimas iseenesest oleks mingisugused lehmahormoonid. Ma mõtlen seda põhimõtteliselt, ma ei tee neil vahet, et ma selles mõttes nagu, kui ma tarbin piima, et ma ei tea, kas see on, ilmselt on see muidugi lehmale sisse toiduga kasvatatud mingisugune hormoon, mis tuleb sellest piimas välja, eks ole, et kas see, ütleme, et kas piima tarbimine nii aktiivselt on siis pigem hea või on see selline, et tarbi vähem, aga tarbi ikka, et siis on nii püsivad luud tugevad või see on ka mingi bullshit, et tegelikult jah, ega see luudele ei tundu ka nii hästi mõjuvad, kui on arvatud, kui see just ei ole laps võib-olla. Aga nagu... Et kas piima tarbimine, et kas on see hea või pigem see negatiivne? Kui sa oled nagu, kui see sul kõhtu lahti ei tee, mis on nagu see, sest tegelikult nagu ei ole eestlastest üldse, et maailmas kõige nagu laktoosi tolerantsem, ütleme siis ühiskond vist on, või nagu riik on Rootsi, kui ma õigesti mäletan. Ja eestlastest vist umbes veerand on laktoosi talumatud. Aga sellel on võimalik siis nagu erineval määral olla laktoosi talumatu. Et... Aga mis oleks mõned sümptomid sellest, kui keegi on laktoosi talumatu? Eelkõige seonduvad nagu seedimisega, et kõhulahtisus, gaas, kõhu puhitus või nagu selline... Ja kui ma Oatly't joon, kas meil tekivad samad? Ei, sõltub piima, laktoos on piimasuhkur. Ja, aga ütleme, et kui kiiresti pärast tarbimist need sümptomid peaksid siis ilmnema, et selles mõttes, et nagu, kui keegi näiteks mõtleb, et huvitav, kas ma olen laktoosi... Siis tuleks minna perearsti juurde. Okay.
Aga kas kodus kuidagi ei saa, et oleks nagu põnev teadusprojekt? Nagu selliste enda, kõige parem ongi vaadata, et kas sul on seda ensüümi või ei ole, mis seda laktoosi lõhustab. Eks ju, et see on nagu ka, sest me oleme sellest kunagi rääkinud, et nagu igasuguse nagu nii-öelda enda diagnoosimine toiduga seonduvate sümptomite ja nii-öelda kõige üldisemas mõttes positiivsete ja negatiivsete mõjude suhtes on äärmiselt ebausaldusväärne. Sellepärast, et lisaks sellele, et inimese mõistus on niikuinii nagu kipub kergesti nägema seoseid seal, kus neid ei ole. Jah, siis nagu on evolutsiooni psühholoogiliselt põhjendatav, et meil on nagu need seoses söömisega tekivad eriti lihtsasti. Sellepärast, et olla eriti tundlik nagu igasuguse nagu siis nagu CD-süsteemi distressi suhtes või igasuguste negatiivsete sümptomite suhtes, mis on millegi söömisest võib tulla, olles nagu teatud mõttes ülitundlik just nagu lühiajalises perspektiivis. Et me ei räägi siin sellest, et kui sa sööd nagu 20 aastat järjest mingeid asju, eks ju, et siis see nagu võib-olla hakkab halb. Aga et ülitundlik olles just nagu lühiajalise selle mõju suhtes, see on olnud evolutsiooniliselt kasulik. Sest et see on nagu pigem karta kui kahetseda. Jah, just. Aga kusjuures mul oli hiljuti 2-kuune nii-öelda siis ravimikuur, mille käigus siis mul soovitati igasugune piima tarbimine välja jätta oma dieedist ja oma toitumisest ja tegin seda esimesed 1,5 kuud täiesti ja siis viimased paar nädalat mul oli juba nagu kuidagi, et sõid kohukesi. Jah, et kohukesed tulid ja siis ma hakkasin jälle kohvi sisse panema piima. See on nii väike kogus, et see ei tohiks. Aga ma tundsin selles mõttes nagu, võib-olla see placebo-efekt või selline, et ma tahan uskuda, aga ma tundsin ennast natukene nagu võib-olla kergemini, et mul ei tekkinud sükest nagu piimaga tekib süke mull nii-öelda, tekib sulle sisse natukene, mis läheb välja kuidagi. Mul ei teki niisugust mulli. See võib olla individuaalne. Tõenäoliselt ei teki, aga seal on ju selles mõttes, et nagu söömise suhtes me ei saa neid su menüüs muutus midagi muud ka. Et võib-olla selle piima asemel sa sõid midagi muud või siis vastupidi just sa sõid seda piima vähem ja selle tõttu näiteks su päevane kaloraaž oli 10% madalam selle 1,5 kuu vältel. Võib-olla. Mis on ka nagu muuta, mis on mõnes mõttes ju nagu mida tuleb vaadata sõltumatult sellest, et kas sa sööd piimatooteid või mitte. No ja rääkivad sellest, et ma võtsin mingisugust keemiat iga päev sisse, mis võib-olla üldse ajas mu söögisu ära, mida ma ei pannud tähele nagu. Et see on, aga hiljuti Joe Rogani saates oli ka keegi käis külas ja rääkis, et püüdis vist aastaid nagu nii-öelda trenni ja toitumise kombineerimisel siis nagu kaalu lagetada, aga kaal oli kinni ja trenni tehes siis lihased kasvavad natukene ja kaalu tuli juurde, mis on normaalne, aga ütleme, et siis nagu alles hiljem nii-öelda analüüse tehes siis sai teada, et mida ta siis toidu juures peaks täielikult välja jätma, umbes, et asjad, mida sa nagu võib-olla muidu ei kahtlusta või ongi kes piimatooted või mõned inimesed ikka tarbivad nisutooted ja edasi, eks ole, et umbes see inimene, kes rääkis, jättis need välja ja siis tal nagu tuli see tema selline nagu see tema nii-öelda liikkilod kadusid ära lõpuks. No jah, aga see on jällegi see, et ma vist olen seda öelnud ka, et mul on Joe Rogani saatekülalised nagu toitumise teemas on nagu hästi ühte auku kõik. Ja nagu tihtipeale räägivad nagu päris me räägime ka tihtipeale toitumisest ja kõige nädal. Aga õnneks meile keegi ütle, et me eksime. Jah, keegi meile ei ole veel öelnud. Et mis puudutab nagu piima ja nisutooteid, et kui sa oled ameeriklane ja sa jätad ära piima ja nisutooted, siis sa sööd kohe vähem burgereid, vähem pastat, vähem igasuguseid asju, nagu nii-öelda igasuguseid nagu eelvalmistatud, saiakesi, ponšikuid, mis iganes, et sa jätad tõenäoliselt menüüst välja nagu terve hunniku asju, mis lihtsalt nagu võimaldab sul palju efektiivsemalt hoida enda sellist adekvaatset isu ja täiskõhutunnet ja päevakaloraaži seal, mida sa tegelikult vajad. Et jällegi, et seal ei ole väga tõenäoliselt, see mõju ei ole nagu konkreetselt selles piimas ja nisus. Just, et see suhkrukogus ka, mida me nende toodetega ilmselt tarbime, mis on suur. Ja kui me järsku muudame midagi, siis me tuleb selline väikese suhkrulangus nii-öelda ja siis on selle olukorraga hakkama saamiseks me hakkame kiirelt otsima mingisuguseid aineid ja tooteid, mida me tahaks ilgelt sisse ajada. Kui ma mõtlen selle peale, et välismaal ju näiteks nad kohukesi väga ei tunne ja
kodujuustuga nad ka nagu pigem ei tunne, et siis ongi nagu see, eks, et kui sa mõtled piimatoodete peale, et siis noh, ma ei tea, sul on jäätis ja jogurt, mis on mõlemad väga magusad ja kalorikrohked. Et siis ongi nagu see, et kui sa juba hakkad sealt otsast võtma, siis on nagu jah, juba, et sa ajad küll piimast ilma piimatootest, aga sa ajad ühtlasi ka suurtest kaloritükkidest ilma. Just, ja just see, et siis selle tulemusena, kuna sa midagi ju sööma pead, sööd sa näiteks salatit rohkem või mingit hautist rohkem, sul on rohkem kiudaineid menüüs, sa saad mingeid vitamiine sealt, mis hästi imenduvad, eks ju, nagu päris toidust ikka imendub. Ja noh, et see nii-öelda selles suhtes on selline enese peal nagu toiduga katsetamine tihti hästi ebausaldusväärne. See juba selle tõttu, et sul on nagu hästi raske nii-öelda võtta kontrolli alla nagu ühte konkreetset muutujat. Ja nagu isegi kui sa seda kuidagi püüad või et sa arvad, et sa umbes jätad nii suurt ära, siis su tähelepanu koondubki sellele, aga tegelikult on võib-olla asi hoopis milleski muus. Selles, et sa sõid siis porgandit rohkem näiteks või noh, mida iganes. Nõndaks. Juustust rääkides. Täna me rääkisime toitumisest, oleme kõige rohkem rääkinud, sest me alustasime ju ka sellest pitsast. Aga hiljuti oli Inglismaal vist oli see juusturalli või? Mäest veereb juust alla. Mäest veereb juust alla, siis kõik jooksevad järgi. Hästi palju vigastusi. Vaadake YouTube'is on üleval, et selle aasta fail compilation on üleval juba, kuidas inimesed kaela murravad juustu tagajades. See on... ma vangutan pead, et ei, ma ei kiida heaks. Jah. Mis sa tahtsid öelda? Ei, seda, et sükene alla jooksmine, see metsa, sealt mäest nükene. Tundub ohtlik. Oi, see on väga ohtlik. See on väga ohtlik, nad on mingist suvalisest Neil on mingi kaitse asju, mitte midagi. Künkast nagu, mäest alla jooksmine täiskiirus on üldse nagu, sul on raskem kiirus on suur ja sul on raske hoida tasakaalu. Ja nad teevad seda nagu see on siuke suvaline nagu, kui sa kujutad ette sellist stereotüüpset nagu Inglismaa küngast, millele ilmselt karjatatakse lambaid. Kujutan ette küll, ma olen käinud. See on siuke mättaline ja sa oled Inglismaa elanud, eks ju. Keegi ütles ilusasti selle kohta, et see on nagu, et Inglismaa on landscape. et see, et ja siis sealt nüüd siis inimesed grupiviisiliselt jooksevad võidu alla ja kuna nad jooksevad siis ühele veerevale juustukerale järgi, siis nad jooksevad ka puntrasse korralikult. Ja. No teisest küljest jällegi, et vaba maa, tehku mis tahavad. Vaba maalapp. Jah, et selles mõttes. Kuulge, kas me räägime sellest ka või mitte? Millest? Arutelukultuurist. Võime rääkida ka arutelukultuurist. Aga räägime siis. Mul on mõned nüksed... Ma siinkohal saaksin rääkida sellest, et ma avastasin ka seda, ma sõnastasin, et eelmise saate peale nagu reflekteerides, et üks nendest asjadest, mis mind Jordan Petersoni juures häirib. Ja see on, ma nagu jõudsin järeldusele, et inimene, kes justkui presenteerib või esitleb ennast ka kui nagu teadusliku mõtteviisi eest seisjad. Või nagu justkui ta nagu ammutab ja nagu, et see tõenduspõhisus on tema jaoks tähtis väärtus. Et ta esitab ennast sellisena. Siis minu arvates ei tohiks enda väiteid esitada nii. Või ühesõnaga, sellisel inimesel minu meelest langeb nagu tal on teatud moraalne kohustus kasvatada teaduslikku mõtteviisi ka enda kuulajas või auditooriumis. Nii. Ja kui me võtame kas või selle nagu selline palju räägitud asja, kui räägitakse näiteks palgalõhest, see tuli seal samas Cathy Newmani intervjuus ja siis Peterson tihti ütleb seda, et ta umbes ei saa aru, et see on nagu multifaktoriaalne ja multifaktoriaalne probleem, eks ju, nii, mis on kindlasti tõsi, eks ju, seal ei ole mingit kahtustki. Et see küsimus ei ole ainult selles, et inimesed jaotuvad meesteks ja naisteks ja siis neile makstakse erinevat palka. Küll aga hakkab Peterson sellises olukorras rääkima näiteks nendest erinevustest, mis meeste ja naiste vahel justkui objektiivselt on. Näiteks siis isiksuse omadusest, sotsiaalsus. Või agressiivsusest. Ja või agressiivsusest. Või eelistusest. Ma just täna kuulasin ka intervjuud, kus ta siis sama küsimust üles ja siis ta loetles, et mehed eelistavad töötada rohkem asjadega, naised eelistavad rohkem töötada inimestega. Ja siis see on see üks põhjus, mis seletab seda palgalõhet. Ja nii edasi. Aga nagu selliselt, ta esitab neid seisukohti selliselt, et justkui siis et see küsimus, ta võib-olla isegi ütleb mitu asja, näiteks agressiivsus ja sotsiaalsus, aga siis see taandub või nii-öelda see auditoorium, kes teda kuulab, saab sealt nii lihtsasti võtta välja selle,
et mõnes mõttes on tegemist ikkagi ühefaktorilise probleemiga. Ja see üks faktor on see, et mehed ja naised on bioloogiliselt erinevad. Jah, mul jäi sama mulje tegelikult. Ja see minu meelest on nagu ebaaus just. et ta ei osuta sellele tegelikult, või et ta ei seleta nagu lahti, et mida see siis tegelikult tähendab, et mingisugune probleem on näiteks multifaktoriaalne. Vaid ta nagu raiub siis seda. Ja samamoodi on sarnaselt on muudes teemades ka, et ta justkui räägib nagu sellest, et on nagu teadus ja et meil on siin nagu mitu asja, mis mõjutavad, aga siis suunab enda tähelepanu ikkagi nagu mingisugusele ühele väga kitsele asjale või esitab seda infot viisil, kus tema nii-öelda nagu sellisel keskmisel kuulajal on hästi lihtne teha nagu mingisugune mustvalge järeldus. Sest mida me teame ka näiteks selle sama sotsiaalsuse kohta on eks ju see, et jah, meeste ja naiste nagu see agreeableness või sotsiaalsus on erinev. Aga need 2 kelluka kõverat, eks ju, mis ei ole tegelikult ka ideaalselt kellukad loomulikult, nendes on nagu nii suur kattuvus ja kui juures Peterson ise ühes intervjuus ütles, et nagu, et ja siis nagu umbes, et sabaosades kindlasti või kuskilt tuli see, et sabaosades need erinevused võimenduvad, aga see tegelikult ei ole nii, et ka nagu selle sama konkreetse probleemi puhul. Sellised väiksed asjad. Oota, kas see nüüd siis, kas me saame kuidagi nendele nüüd võib-olla tuua tagasi selle üldisema küsimuse juurde arutelu kultuurist, et ma katsuks selle ära situda niimoodi, et sa mainid seda Cathy Newmani intervjuud ja üks asi, mida selle intervjuu osas hästi paljud inimesed heitsid ette, oli siis see, kus Cathy Newman püüdis mitmel korral siis Petersoni enda sõnu ümber öelda, et kas see on see, mida sa väidad, ja siis nii-öelda justkui nagu pani tema siis Petersoni suhu sõnu, mida siis Peterson kõik alati tagasi lükkas, sest et tõepoolest selles konkreetses momendis Cathy Newman siis nagu mitte heatahtlikult või väga lohakalt või ülevaatlikult kuidagi nagu püüdis ümber sõnastada. Aga siis, et ma sellega pakuks välja teile, et kuidas teile tundub, et kui te peate diskussiooni kellegiga, mingisugust niisugust sisulist debatti, tahate jõuda tõeni, et kui püstitakse nagu nii-öelda reeglieks, et ennem sa ei tohi öelda, kas sa oled vastasega nõus või sa ei ole vastasega nõus, kui sina oled andnud omapoolse kirjelduse sellest, mis sa arvad, et vastase positsioon on ja see vastane on heaks kiitnud, et jah, see on see, mida ma ütlen. See on siis selleks, et vältida nii-öelda näiteks, seda näiteks õigmehe justkui ehitamist või. Just. Ja selles mõttes, et Jörgen esitab mingisuguse seisukoha ja siis mina ütlen, ei, Jörgen, ma ei ole suga üldse nõus, aga enne kui ma seda tohin öelda, ma peaksin oma sõnadega ümber ütlema, mida ma arvan, et on Jörgeni positsioon ja kui Jörgen ütleb, et jah, see on see, mida mina väidan, siis ma alles võin öelda, et ma sinuga ei ole nõus. Jah, mõnes mõttes, kui me tahame pidada mingit konstruktiivset arutelu või diskussiooni, siis tõepoolest asi võiks niiviisi käia. Ja kui ma eksi, siis kas ka mitte Daniel Dennett ei ole midagi sellist soovitanud. Jah, nii. Aga, eks, nii. Et tundub ju, et nagu see põhjus või see loogika, miks sellist asja nõuda, on see, et inimesed ei saa üksteisest hästi aru. Või et nagu võib juhtuda, et inimesed saavad üksteisest täpselt aru. Eks? Tundub loogiline, eks? Et Jörgen ütleb midagi ja siis selleks, et olla kindel, et see, millega ma ei nõustu, on see, mida Jörgen tegelikult ütles, et me vältida seda, et me üksteisest vältida seda ohtu, et me ei saanud üksteisest aru, ma püüan selle ümber öelda ja siis Jörgen kontrollib tagasi või Mattias. Nii. Aga kui me lähtume eeldusest, et inimesed mõnikord üksteisest ei saa aru, siis miks me peaksime arvama, et see minu kirjeldus minu vastase positsioonist jõuab minu vastaseni nii, nagu mina seda välja saatsin. Nii. Et ühesõnaga, et kui meil on mingi diskussioon ja mina saadan mingi sõnumi ja nüüd on nüüd ma peegeldan seda. Ja sa peegeldad seda. Ja sa peegeldad seda selleks, et olla kindel, et sa said selle kätte nii, nagu ma selle saatsin. Nii. Aga sinu peegeldus on ju samamoodi signaal, mille sa saadad kommunikatsioon, mille saadad minule. Kuidas, kui me eeldame, et sina võid eksida minu sõnumite vastuvõtmises, siis miks me arvame, et see, kui sina mulle seda tagasi peegeldad, et siis ei teki samasugust eksimist? Võib tekkida, aga ma arvan, et see lihtsalt vähendab seda tõenäosust. Et nii-öelda, kui me kontrollime, see on nagu ikka, et proovides vältida mingit viga, kõige üldisemas mõttes,
kui me kontrollime, kas see viga võib esineda, siis me vähendame selle vea esinemise või noh, me ei vähenda selle vea esinemise tõenäoliselt. Me vähendame võimalust, et see viga jääb märkamata. Aga me ei vii seda vea võimalust ju kunagi nullini või märkamata jääma vea võimalust nullini. Aga see on niisugune nagu, kuidas ma nagu, ma hakkasin mõtlema selle peale, et kuidas ma nagu näen, et arutelu tihti toimub avalikus sfääris või mingites toidulaudade taga või kuskil podcastis või internetis on ju. Ja siis ma nagu mõtlesin, et mis võiks olla nagu niisugused asjad, mida mulle meeldiks nagu näha. Ja kuna, ütleme, kui ma filosoofia seminaris olen ja tudengid nagu õpetan, siis nagu see on üks esimese asju, mida ma neile ütlen, et näete, et kui me mingit teksti loeme või kui te mingit esseed kirjutate, siis te ei saa öelda, et te olete kellegiga nõus või ei ole nõus ennem, kui te ei ole lugejale öelnud, mis te arvate, et mis see seisukoht nagu on. Ja selles mõttes tundub see nagu vastase seisukoha ümberjutustamine nagu hea reegel, aga mulle hakkaski tunduma, et samas see nõue selle järele on justkui nagu see, et on oht arusaamatusteks ja siis on see, aga kuidas see oht siis selles mõttes väheneb, sest me sisuliselt ei ju ma ei tea, me tekitame nagu suhtlust juurde ja seetõttu me mingis mõttes ju et võib-olla hoopis suurendame seda võimalust. Jah, tõenäoliselt, aga et see küsimus on nagu selles vastastikuses minu arust siin puhul. Et ühesõnaga, et kui teine pool on ka nõus sellega, mis ma ütlesin, et siis vähemalt on nagu ei tunne, et keegi tal oleks liiga tehtud. Ma ei mõelnud seda, aga see ka, jah, et nagu sul on subjektiivselt võib-olla endal parem ja teine võimalus on ikkagi see, et kui sa arvad, et on kui sa ei saa mingit vastusignaali, et millest ta nüüd aru sai või ei saanud, eks ju, siis sa ei tea, kas ja kuidas ta sai sellest aru, aga kui sulle antakse mingi peegeldus, eks ju, siis sul on vähemalt mingisugune idee tekib või et sa võid sellest valesti aru saada, aga see idee on nagu või tõenäosus on lihtsalt väiksem. Okei. Nüüd üks järgmine teema, mis mind on ka nagu pikalt painanud ja mida ma olen nagu mõelnud, et mis on nii-öelda sükene nagu, kuidas teile näiteks tundub, et mis on nagu hea sükene suhtumine või hea sükene mõtteraam, kuidas debatti nagu minna. Et ma annan nagu kaks sükest poolt on. Et kui sa oled niisugune nagu, kuidas öelda, sükene mingis mõttes kõrvaltvaataja positsiooniga või sükene hästi neutraalne ja kuidagi katsuda olla sükene jääda niisuguseks nagu mitte kallutatud emotsioonidest ja olla hästi ratsionaalne ja loogiline. Siis see tundub nagu hea viis diskussiooni pidadeks. Jah, absoluutselt. Aga teisest küljest on nagu see, et kui sa ennast kuidagi nagu ära lahutad sellest või oled kuidagi kõrvalvaataja positsioonina, et siis on nagu see, et kui sul ei lähe tõeliselt korda nagu üks või teine positsioon, siis sul ka mingis mõttes puudub nagu stiimul tõeliselt sellest arutelust osa võtta või tõeliselt sa ei ole nagu, sest et kui ütleme, ma ei tea, Albon võtta selle Petersoni, võtame midagi muud, ma ei tea, räägime maksudest on, eks, et on mingisugused inimesed, kes on veendunud, et astmeline tulumaks on tegelikult kõige õiglasem ja parem, eks, ja keegi teine inimene ei ole selles veendunud. Et siis ongi nagu see, et neil on nagu, nad on nagu tõeliselt emotsionaalselt investeeritud sellesse debatti, nad tahavad, et nende pool võidaks. Ja see motiveerib neid selles arutelus nagu osalema ja tegutsema. Aga teisest küljest jälle siis me ütleme, et näed, aga ta on emotsioonidest nagu kallutatud, ta võiks olla rohkem ratsionaalne. Aga kui sa ennast liialt ära lahutad, siis on nagu see, et aga tegelikult ei huvita, et milline pool võidab. Et nagu, ma ei tea, kuidas teile nagu tundub? Mis mõtted teil nagu on? Minul on selline mõte, et kui sa nüüd alguses seda olukorda natuke kirjeldasid, mul tuli meelde, kui ma kunagi ühel töövestlusel käisin, siis töövestluse ühest küsimuseks oli see, et kui sa oled klienditeenindaja positsioonis, siis sa iga päev astud võib-olla 10 kuni 20, võib-olla 30 inimesega vestlusesse, lahendad erinevaid olukordi, et kes soovib su käest saada infot, kes soovib su käest osta toodet või mis iganes on. Et ütleme, et on kaks vastanduslikku seisukohta, et kas siis õigem oleks minna selles mõttes nagu neutraalselt laiali, nagu et sina pakud siis neutraalse lahenduse või tuleb nii-öelda enda seisukohalt võtta siis mingisugune konsensus ja jääda selle juurde ja lüüa nii-öelda kirves seal kohas maha ja teha nii-öelda, et minul on mingisugune eelistusvalik. Ma püüan selle mõtte kuidagi tuua sinu sellesse diskuteerimise näitesse,
et võtame suuremas pildis siis, et meil on nagu mingid huvid, meil on mingi küsimus ja mina olen väga veendunud mingi Donald Trumpi pooldaja, eks ole, mingis küsimuses ja siin on minu arvamus, aga nagu, et nüüd, et selleks, et ma tegelikult sinu võib-olla väärtusi suudaksin hinnata, ma pean olema piisavalt neutraalne või piisavalt avatud silmadega, et siis nagu seda poolt maailmast ka mõista ja läbi mõelda ja kaasa mõelda, mitte et ma ütlen, et okei, mul ei ole isegi huvi selle vastu, ma ei tahagi isegi sinna mõelda. Just, aga see ongi täpselt see, et nagu kui sa see ongi selline kuidagi väga keeruline probleem, sest ühest küljest on nagu see, et kui sa ei pane omast jalga maha, eks, ei ütle, et näed, et siin on see minu seisukoht, mille juurde mida ma nagu tahan kaitsta, on ju. Vaid sa just oledki nii, no, et okei, et laseme, vaatame ja kaalume ja kõik on nagu olemas, siis mingis mõttes tekib nagu, no näiteks kui sa oled selle debati kõrvaltvaataja, siis on nagu see, et aga see mees ei usu mitte midagi. Ta ei seisa millegi eest, on ju. Ja kui sa oled selles diskussioonis osaline, siis on nagu see, eks, et kas sa võtad seda asja üldse tõsiselt piisavalt või et nagu, kas sa tahad kuhugi nagu jõuda või kas sa üldse nagu võtad seda diskussiooni selle nõutud nii-öelda hoolsusega. Et mina olen olnud mõnikord olukordades, kus on see, et keegi, kes hoolib mingisugusest seisukohast, hakkab seda nagu kaitsma ja minu jaoks on nagu tegelikult täiesti ükskõik, eks kumb pool võidab ja siis ongi nagu see, et ma nagu hakkan temaga diskuteerima ja ma hakkan nagu mingisuguseid võimalikke positsioone nagu ära märkima, aga samas, et kui ma tegelikult ei hooli sellest tulemusest, siis ma olen nagu mingis mõttes niivõrd nagu ebahuvitatud sellest, et minu vestluspartner ütleb nagu, et sa kuidagi, sa ei kohtle mind mingisuguse aususega või austusega, et sa nagu jätad nagu asjad nii lahtiseks. Aga teisest küljest, kui sa paned oma jala maha ja ütled, siin on minu positsioon, siis öeldakse, et näed, sa oled võitpäine. Et sa ei lase ennast nagu nii-öelda, ütleme siis, võimalikest vastuargumentidest mõjutada, mida sa nagu peaksid tegema. Et see on nagu selline, Ja, et see ongi hästi keeruline tegelikult, et peab olema võimeline, ma leian, et sul peab olema seisukoht, et sa pead kuuluma kuhugile, sa pead esitama mingisugused väärtusi inimesele, et üldse leida enda koht ja enda positsiooni, see on väga õige, see ei ole absoluutselt vale, et sa hoiad ühte äärmusesse või teise äärmusesse, aga püüa alati hoida silmad lahti ja olla tolerantne selle suhtes, et ülejäänud maailm ei keerle sinu ümber, vaid teistel inimestel täpselt samamoodi on omad seisukohad ja niimoodi sellel suurel nii-öelda lahinguväljal ja oma täpikestega oletegi nagu, et igal ühel on täpselt sama palju õigust kui sinul. Et sinna kohta jõuda, siis võib-olla näiteks ütleme noore inimesena, kes teinekord ei mõista, et miks on vaja näiteks ülikoolis käia, mis ma lähen siin ülikooli, mis ma õpin seal, et ma saan tööd teha, ma saan raha teenida juba praegu vaata. Aga kui sa lähed ülikooli ja sa võib-olla õpid mingid ainet, mis sulle võib-olla natuke pakub huvi, aga seal on mingid ained sees, mis sulle tegelikult üldse huvi ei paku, aga sa töötad need läbi ja saad ikkagi head hinded ja sa õpid nagu tegema midagi, mis sulle võib-olla ei meeldi, õpid võib-olla vestlema teemadel, mis sulle väga huvi ei paku, aga avavad nii-öelda silmaringi ja annavad sulle nagu mingisuguse kogemuse, et sa oled suuteline kuskil pingis istuma ja teiste inimestega mingisuguseid erinevaid teemasid siis nii-öelda arutama. Et ma arvangi, et see ongi nagu natukene täiskasvanud inimese või küpsuse märk, et kui me räägime diskuteerimisest kuskil televisioonis näiteks, see oli saada nagu suud puhtaks iga nädal käib, kus arutatakse erinevate teemade üle, näiteks nagu mingisugune fabriku ehitamine Tartusse või midagi muud. Ja seal on tihti näha, et mõned inimesed on hästi ründavad ja äärmuslikud, teised inimesed on hästi, et ma saan aru, ma olen sinuga, aga me peame neid ka arvestama, püüa aru saada sellest, mis teie inimene on nagu, kuidas et see on keeruline ja tegelikult siin nagu mingid... No jah, see on see, et seal on nagu inimene, kes on see, et tal on see oma positsioon ja ta mingis mõttes ei taha ja ei suudagi nagu kaugemale näha ja selles mõttes see on diskussiooni, ütleme, mõttes nagu kahjulik ja halb, aga teisest küljest on ju, kui seal on vastas mingisugune inimene, kes kuidagi on nagu, ma ei tea, kuidagi nagu püüab kõigi sõber olla, et siis on nagu et siis ta nagu ei seisa ju nagu millegi või kellegi eest, eks. Selle kohta on inglise keeles üks vana ütlemine, et if you stand for nothing, then you fall for nothing või midagi sellist. Et stand for something and then you fall for something. Just täpselt ja selle positsioonide hoidmisega on nagu üks asi veel, mis mind nagu natukene, kuidas öelda, painab on vale sõna, aga kuidagi nagu, et ma olen mõelnud selle peale just nagu ka selles arutelukultuuri mõtteseks, et mingis mõttes tundub ju nii, et kui keegi esitab mingisuguse seisukoha,
no näiteks kas või meiegi siin, me ju siiski paneme oma mõtteid ja veendumusi, viskame avalikkuse ette. Kogu aeg, eks. Nii. Siis me tahaks öelda, eks, et hea oleks selline maailm, kus inimesed, kui nad nagu oma arvamusi avaldavad, seisukohti esile toovad, et siis nad nagu ka mingis mõttes põhjendaks neid. Et nad nagu lihtsalt ei oleks nii, et mina arvan, et see on õige või see on vale, vaid ka nad nagu ütleks, miks nad nii arvavad. Et oleks nagu mingisugune veenmisosa seal juures. Nii. Nüüd on nagu siis, kui me arvame, et see on hea maailm, siis tihti juhtub, vähemalt on võimalus, et juhtub nii, et kui keegi midagi ütleb, siis keegi publikust nagu nõuab tema käest põhjendust. Aga miks? Selgita, täpsusta. Eks? Nii. Ja siis on nagu see olukord, kus ja kui sina nüüd tahad olla sükene nagu eeskujulik arutelu kultuuri osaline, siis sa justkui nagu peaksid nagu talle selle põhjenduse pakkuma. Nii, ja siis sa pakud talle seda põhjendust. Aga tihti võib see tähendada seda, et esiteks sa pead tegema nagu väga palju tööd ja vaeva, sellepärast et võib-olla sinu seisukoht toetub suures osas mingitele usaldusväärsetele ekspertidele, ilma et sa näiteks ise seda teemat nagu valdaksid. Et näiteks mina võin öelda, et nagu kliimateadus on miski, millest ma tean väga vähe, aga et nagu on piisaval hulgal mingisuguseid eksperte, keda ma nagu usaldan ja nemad on midagi öelnud ja nendele toetudes ma olen võib-olla kujundanud mingisugust seisukohadeks. Aga siis ongi nagu see, et siis ma satun selle nagu publikuga diskussiooni, kus publik nõuab minu käest mingit põhjendust, mida võib-olla mina ei ole selle publiku jaoks rahuldaval viisil võimeline andma. Ja siis publik ütleb, et järelikult alusetu jama, mul on hoopis mingid paremad põhjendused, sa peaks hoopis uskuma seda, mida mina usun. Ja mis selle tulemuseks oleks on nagu selleks, et seda olukorda vältida, ma väldin üldse mingisuguste seisukohtade võtmist, sest nii on lihtsam ja mugavam. Et näiteks, see nüüd on natukene teine näide, aga ma tean ühte juhtumit, kus oli inimene, kes kandideeris ülikooli ja siis see oli selline eriala, kus siis küsiti ka tema käest CV-d kandidatuuri osana. Ja siis tal oli alguses seal CV-s kirjas, et ta kuulub ühe erakonna noorliikmete hulka. Aga siis vahetult enne ta otsustas selle ära võtta. Sest et talle tundus, et tal on lihtsam seda vältida, et ta ei peaks laskuma sellest diskussiooni, et miks ta seal on või miks ta just selles erakonnas on. Ja mingis mõttes on nagu see ka, et nagu mõnikord ma mõtlen selle peale, et mul on mingisugused mõtted või vaated, aga nagu ma tean, et kui ma tahaks need panna maailma, näiteks ma tahaks kirjutada mingi artikli, et siis on nagu see olukord, kus ma peaks nagu võib-olla rohkem vaeva nägema nende põhjendamisega, kui ma olen nagu valmis nagu sellele publikule andma. Ja siis ongi nagu see, et mul on nagu lihtsam mingis mõttes mitte võtta seisukohta. Ja siis on olukord, kus nagu avalikkuse või selle arutelu kultuuri võtavad üle nagu need inimesed, kes võib-olla ma ei tea, kas see on tingimata halb, et võib-olla tõesti, et siis ongi need inimesed, kes viitsivad vaeva näha või ma ei tea nagu. Ma arvan, et kõik inimesed viitsivad milleski vaeva näha, on. Et kuivõrd kirglikult ma hoolitsen selle eest, et ma suudaksin ühte teatud temaatikat kuskil vestluses kaitsta näiteks, et oi, ma olen lugenud neid allikaid ja sinust ma olen kindlasti 3 raamatut rohkem sellel teemal lugenud. Believe you me, ma tean sinust rohkem. Ja lisaks sellele mul on ka enda praktiline kogemus olemas. Et keegi ei saa lõpmatuseni nagu seista selle ühe idee eest ja seda lõpmatuseni kaitsta, et alati on kuskil keegi, kes oskab sulle võib-olla täiendavat infot anda, et pigem jällegi on see küsimus selles avatuses, selles tolerantsuses ja selles nagu, et okei, et ma saan aru, et ma esindan mingisugust väärtust, ma kaitsen seda väga kirglikult, aga ma saan aru ka sellest, et ma ei ole sündinud seda ühte asja esindama siia maailma, et see on mingi omandatud, õpitud asi ja see on käigu pealt tulnud ja midagi, mis pakub mulle huvi. Siin on nagu üks siuke hea nipp, mida ma pean ütlema, ma mäleta, kus seda soovitate, aga põhimõte on alati see, et kui sa lähed nagu mingisugusesse diskussiooni või mingisugusesse vaidlusesse sisse, siis tasuks nagu endal mõelda, et milline oleks see info, mis mind veenaks ümber. Ja mõnes mõttes, kui sul nagu ei tule seda ideed või kui sul ongi nagu hetkel kohe see, et mis mõttes, et nagu mind ei veena miski ümber selles suhtes, et võtame mingi kurioosse näite, et näiteks, et mind ei veena miski selles suhtes ümber, et ma ütlen, et ma isiklikult arvan, et orjandus on vale. Nii, miski ei veena mind selles ümber. Siis mõnes mõttes ei ole juba algusest peale tegemist
diskussiooniga. Ei ole, jah. Või et see, noh, seda võib isegi võib-olla nimetada diskussiooniks, aga et see ei ole nagu arutelu selles mõttes, et seal ei ole eesmärgiks jõuda välja mingisuguse tõeni või üldse parema kogemusele, vaid siis ongi eesmärgiks on lihtsalt nii-öelda sul esitada oma seisukohti, mida sa kaitsed tulihingeliselt. Ja ma mõtlen, samas mõttes ongi see, et see on jällegi nagu, see tundub jällegi hea maksiim, mida omada või hea reegel, on ju. Aga näiteks, kui me võtame selle kliimanäite, on ju, et siis on nagu see, eks, et ma tõesti siiralt ei suuda ette kujutada, milline peaks olema see asitõend, mis veenaks mind selles, et nagu ei ole käimas globaalset kliimamuutusprotsessi, eks. Aga nagu see on ju ikkagi, see ei olegi nagu mõnes mõttes kõige sükeste olulisemate teemade nagu või neid, kes väidaksid seda, et globaalset kliimamuutust ei ole käimas, on väga vähe. Küll aga on neid, kes väidavad, et inimtekke mõju selles on võrdlemisi väike või nagu proportsionaalselt väike. Aga isegi nagu selle puhul nagu et ma tean sellest asjast liiga vähe, et öelda, et suud isegi abstraktselt kirjeldada seda, milline peaks see asitõend olema, mis veenaks mind, et inimesed ei ole seda tekitanud. Et selles mõttes, et ma üks paar nädalat või kuu aega tagasi või nii sattusin ühte diskussiooni, mis puudutas tagasisidet, et on tudengite poolset tagasisidet õppejõududele. Ja siis oli olukord, kus oli sedasi, et minu vastas oli siis üks inimene, kes ütles, et need seisukohad, mida mina esitasin, et need on müüdid ja et nagu temale olemasolevad andmed, eriti just Tartu Ülikooli tudengite põhjal, et nagu näitavad teistsugust pilti. Ja see on tõesti see, et nagu ütleme, et mul varemalt oli veendumus, et need tagasisidet tudengite poolt antud on, et nagu seal on mitmed probleemid. Nüüd on üks inimene, kes väidab mulle, et on andmed, mis ütlevad, et ei ole neid probleeme. Ja selles diskussioonis mul on väga lihtne ette kujutada, et millised asitõendid suudaks minu veendumusi muuta. Aga sellisel juurde tulles selle kliima juurde, kas sa oled endalt küsinud seda, et millised olid need asitõendid, mis veensid sind selles, et see kliimamuutus on käimas ja et see on inimtekkeline? Nii et siis võiks seal taotleda nagu teatavat nagu võrdsust näiteks selles osas. Aga teate, see on jube pikk ja keeruline teema. Võib-olla me peaks sellest kunagi veel rääkima. Lõpetuseks ma tahaks jagada teiega hoopis ühte avastust, mille ma ka ise järgi kontrollin. See ei olnud avastus. Ja, see ei olnud avastus. Te kõik kasutate Twitterit, eks ju. Mattias, ma ei tea. Mina enam ei ole. Jah, sina enam ei kasuta, eks ju. Aga sul on konto alles. Mul on konto alles ja ma olen üsna kindel, et kui ma lähen arvamusfestivalile, et siis ma kindlasti tweetin 2 päeva järjest. Twitteris on kontoga sellisel firmal nagu KFC, mida Eestis ei ole ja vist lähiajal ka ei tule, aga mis on tuntud kiirtoidurestoran, mis spetsialiseerub kanatoodetele. Nii. KFC-l on Twitteris 1,2 miljonit jälgijat. Ja kui palju nemad jälgivad? 11. Nii. Need on 5 bändiliiget bändist Spice Girls ja 6 härrasmeest, kes ei tundu, vähemalt ma ei tea, et nad oleks kuidagi omavahel seotud, võrdlemisi juhuslikult tunduvad, 6 härrasmeest, kelle eesnimi on Herb. Ehk siis nagu Herbert, eks ju. Et siis Herbs and Spices. Jah, KFC followib Herbs and Spices. See on nende retsepti, menüü valik siis nii-öelda. Jah. Ja see oli ma nägin seda nagu nii-öelda nalja kuskil, ma kontrollisin selle ise järgi, sest ma mõtlesin, et see on tüüpiline selline asi, mis keegi lihtsalt nagu mõtleb välja, aga ei, see tõepoolest on nii. Ja siis see oligi minu avastus, et kas siis sellel hetkel, kui keegi avas KFC-le Twitteri konto, siis kuskil oli see turundusinimene, kes ütles, et teate. Teeme nii. Aga vähemalt siis me saame öelda, et kuidas öelda, et nagu, et sa näitasid, sa kehastasid teatud mõttes head arutelukultuuri sellega, et keegi tegi väite, ilma võib-olla otseselt asitõendeid ise pakkumata, sa läksid ja vaatasid, kas asitõendeid leidub ja leidus. Jah. #facts checked. Okei. Tšekkige siis alati meie fakte ka. Ja sest on ka tulnud ju meil juhtumeid, kus me ütleme midagi, mis hiljem osutub ebatõeseks ja kommentaarides meile seda öeldakse, mis on väga hea. Et mul alati on hea meel, kui ma saan loobuda oma väärtest uskumustest. Või siis öelge ka meile seda, kui te üldse ei vaevu neid fakte kontrollima, sest te usute, et tõde tuleb siit.
selle üle meil on ka hea meel. Just. Okei. Head mõtlemist. Nägemist. Nukid, pao.